ega alguses ei tahtnudki üksi minna, aga siis Hannes ütles ju, et mine ikka. Sa esimese päeva lõpuks ütlesid, et mina ei tea sellest kütuse panemisest mitte midagi, aga Jah. see baarimees, kes mind õpetama peab, teab veel vähem. Ma mäletan seda 24, kui me käisime peale seda esimest vahetust, oli 39,8 oli kehatemperatuur. Jah. Lähenes 140-le nagu. Jah, kodus võtaks ikkagi haiguslehe juba. Me ei ole proovinud seda mootorratast nii palju metsa visata võrreldes nende meeskondadega, kes 10 aastat. Suzuki mehed on sellest ajast, kui Marko võidu sõitis, on samad mehed seda remontinud. Seda sama mootorratast ka veel. Absoluutselt. See pole isegi kondel muutunud seal. Lohisev meeter on umbes tonni, et tere tulemast vaatama meie 14. saadet, Lohiseva meetri saadet. Täna me oleme siin meie Venus Motorspordi garaažis ehk siis meie enda garaažis ja räägime, mis me teinud oleme viimasest saatest saati ehk siis märtsi keskpaigast saati. Aprilli saade meil jäi vahele, kuna ebareaalselt kiire aprill oli lihtsalt, aga nüüd me oleme siin mai alguses tagasi ja valmistume Euromoto esimeseks etapiks. Räägime, kuidas meil läks Le Mansi 24 tundi, kuidas on läinud väikeste võidusõitjate hooaja ettevalmistus ja siis kindlasti ka, mis on toimunud märtsikuus ja aprillikuus MotoGPs ja Superbike'is. Ja täna meil on lisaks meile kahele on siin kaks erikülalist, kes oskavad meile rääkida ka kestvussõidu telgitagustest, kestvussõidu muljeid. Värskete emotsioonidega. Jah, enam-vähem värsked. Nüüd on juba maha rahunenud. Natukene on nagu mäluauk ka sellest asjast. Detailselt ei mäleta kõike. Ei no kindlasti kõik ei mäleta. Ei. Meil on jah Roland ja Sander, kes mõlemad töötasid minuga koos jaapanlaste BMW meeskonnas, ehk Autorace UBS. Roland oli kütuse president, otsustas, kas ja kui palju keegi kütust saab ja seda, et Silvanil öösel kütus otsa sai. Ei olnud minu süü. Sander oli kurikuulsa esiratta boss, kes vandus ja kirus ja vihkas kogu maailma selle pärast, et meie esirattasüsteem pani talle näkku terve öö. Nii et ja rikkus kõigil tuju ära. Ta kõigi tuju rikkus ära. Tere tulemast ühesõnaga. Aitäh. Tere tulemast. Tere tulemast teile. Aga kas võib-olla panemegi kohe Le Mansi jutuga edasi, et pikk nädal oli. Väga pikk. Sandril hakkas juba veel varem. Sandril hakkas juba peale viimast Hispaania laagrit. Sina läksid ju otse Valenciast tiimi peakorterisse. No Valenciasse ta tuli ju ka tegelikult Le Mansi testist. Ma tulin Le Mansi testist, tulin Valenciasse. Omast heast tahtest. Omast heast tahtest ja Valenciast siis otse edasi Belgiasse. Belgias siis ei olnud kõige parem vaatepilt. Jõudsin kohale, siis põhimõtteliselt oli niimoodi, et üks mootorratas oli valmis sinnamaani, et raam, kiige ja mootor olid omavahel ühendatud, ülejäänud oli puudu ja teine mootorratas oli vaja nullist hakata ehitama. Ja tegelikult oli aega 4 päeva põhimõtteliselt, et siis pakkima hakata. Ega see ei olnud ju laiskuse taga kuskilt otsast, see oli lihtsalt varuosi ei olnud, on ju? Jaa, absoluutselt, et seal oligi väga suur mure oligi selles, et tarned hilinesid ja meie oleme nagu keti ju päris mitmes lüli, et kuna meie teeme mingid asjad, mootorrattal on siis tehase eelmise aasta asjad, siis kui tehasele asjad kohale ei jõua, siis 37-le, siis meie saame ka nats hiljem kätte. Absoluutselt, et väga palju oligi nagu sihukest asja, et tegelikult suuresti, kuna teine kutt, kes varem oli ju ehitanud ka eelmise ratta nagu on ju, eelmise aasta ratta, siis tegimegi sihukese diili, et tema lihtsalt siis kohaldab need jupid, mis meil on, siis selle uue mootorrattaga. Ja põhimõtteliselt mina ehitasin siis mootorratast ja tema tegi juhtmestiku ringi.
ma panin ratast kokku, et lihtsalt oleks vähemalt 2 inimest, kes siis teaksid, milline see mootorratas lõpuks välja näeb. et kõiki detaile, mis seal kondrite all peidus on. Tegelikult ju seda meeskonna tuumikut on ka nagu väga vähe alles jäänud eelmisest aastast on ju. No praktiliselt polegi. jah, ainult üks mees vist. Nojah, jaapanlased, põhimõtteliselt 3 jaapanlast siis ja üks Hispaania-Jaapani segu on ju. jah, Boliivia mees. Et täna on kuidagi märkamatult Sander on jõudnud sinna kohta, kes tunneb mootorratast vaata et kõige paremini seal on ju. No lõpuks see, sest ma ju tegelikult nagu lõpuni ehitasin ja mõlemad mootorrattad ise. Et teine mees lihtsalt siis kohaldas asju siis uue mootorratta ehitamiseks. Aga kokku te saite, sest et selles teisipäevases testis me ju sõitsime 2 mootorrattaga. Kui me selles esimeses testis sõitsime veel 1 mootorrattaga. Jah, seal oli ka nagu lihtsalt selline asi, et sõitsime küll kohe mootorrattaga, aga vahepeal, et teise mootorrattaga normaalselt sõita saaks, siis sorry, ajan sassi. Me sõitsime Kiigega, mis oli laenatud, et meil veel üks jupp oli veel tegelikult kuni võistluspäeva alguseni oli puudu. Ehk siis selle Kiigega oli ka ju lõbus lugu juhtus testis. Kiigesid meil tegelikult ju oli 2 korralikke. Ja. Aga siis see Premansi test, kus me käisime seal ju Jaapani härra viskas selle mootorratta lendu niimoodi, et ma ei tea, kui palju sealt alles jäi. Ainult mootor ei jäänud, raam ei jäänud. Me ehitasime täiesti uue mootorratta. Juhtmestik käi või? Juhtmestikust mingid osad. Raam läks minema, kiige läks minema, mootor läks minema, kahvel läks minema. No põhimõtteliselt praktiliselt kõik. Airbox läks katki, no kõik, mis küljes olid. Amordid läksid teised, no kõik. Täiesti süütu kukkumine, lihtsalt nina alt ära ja mootorratta täiesti jämeksisse. Täiesti. Absoluutselt, no täitsa juppideks. Sihukese raja peal ei põlema, kõik no täis laks. No. Mina saan öelda ainult, et kütusepaagist jäi ainult toit ja juhe vist terveks. Jaa, võtturid, kõik asjad pruuks. Aga õnneks, et jäi, sest et ega seda ka uut ei olnud. See oli väga vajalik asi, et ilma selleta ei olekski saanud. Et... Pumbad ja kõik muud asjad solid. Jah, põlesid läbi. Et kuna see kütusepaak sai niisuguse laksu, siis sealt kütust tuli välja. Sealt see põleng oli, et siis voolikud asjad põlesid läbi. Aga õnneks kuidagi see toit ja juhe, kus see vool tuleb, et see jäi terveks. Ja õnneks seda, ega meil oligi vist ainult 2 tükki vist oligi ainult. Õige pikkusega on ju. Jah, et oli lühemaid, aga... Oli lühemaid, aga meil õige, mis seal nüüd selle uue aasta mootorrattaga sobivad, seda oligi ainult 2 tükki. See on siuke Eesti meeste spetsialiteet, siuke viilipuuri keevita, tee mitte millestki midagi. Ja seal te särasite minu arust. Oksi tagasi, liftmasin käis kogu aeg. Kõik asjad, kõik mis kaasas olid, kõik asjad käisid. Aga testid me ju tegime ikkagi pigem edukalt, proovisime kvalireffi, olime kuskil ees otsas lõpuks. Väga ilusti, jah. Selle sama mootorrattaga, mis me 3,5 tunniga selle kambaga uue ehitasime, siis sa sõitsid 4 ajak. Ei. Mis te siis see 4 päeva tegite? Jah, täpselt. Au sõna. Siis olid lihtsalt uued jupid ja oli vaja veel 2 uut mootorratast ehitada. Soovitamist palju. Oi, väga palju. Väga palju soovitamist, jah. Kas teie enne, no Rolandi ajalugu ma tean, kuidas sina Endurance'isse jõudsid, on ka üks väga banaalne lugu minu arust, et eelmine aasta oli vaja lihtsalt, kõigepealt sa käisid Suzukas muga, mul abis lihtsalt on ju, minu Ucho olemas. Jah, turist lihtsalt, vaatamas tegelikult. Ja siis eelmine aasta, kui mina pidin minema sama meeskonnaga sõitma Suzukasse, siis otsiti Jaapanis suurt ja tugevalt eurooplast, kes jaksaks 20 kilost bensu seda tankurit käes hoida. Mina ütlesin, minul kohe üks suur ja tugev eurooplane on võtta omast käest Jaapani kogemusega. Ja siis mina kukkusin omal sõrme katki, mina ei saanud minna, suurt ja tugevat eurooplast oli ikka vaja, nii et sa läksid üksi. Jah, ega algus ei tahtnudki üksi minna, aga siis Hannes ütles ju, et
mine ikka. Ja läksin. Ja väga hea, et läksin tegelikult. Nii lühike arutelu oligi. Jah, kogemus oli ikkagi väga hea. Kuigi ka seal oli ikkagi natukene lihtne ta ei olnud ikka. Ma mäletan seda esimese päeva emotsiooni sul. Mina olin ju kodus, vaatasin seda kõike telekast. Siis sa esimese päeva lõpuks ütlesid, et mina ei tea sellest kütuse panemisest mitte midagi, aga see baarimees, kes mind õpetama peab, teab veel vähem. Nii et täpselt nagu keskkoolis oleks tagasi. Sina oma 12 klassi haridusega võtsid selle paberi ja pliiatsi ja Exceli tabeli kohe seal enda kanda. Liitmine ja lahutamine, jah. Et see kultuuride erinevus selles mõttes on kõva, et meie üritame kõik nagu teha nii, et me ise aru saame asjadest. Aga palju võidusõidu maailmas minu arust on palju selliseid inimesi, kes teevad lihtsalt midagi ära. Hästi palju numbreid ja lihtsalt ja neil endal on ka segadus. Et nagu meil see velgede markeering nagu lihtsalt pane sinna peale 1, 2, 3, 4, 5, 6, pane järjest numbrid. Aga seal on lihtsalt erinevad aastad peal, erinevad mingid kuupäevad peal ja siis veel mingid numbrid peal, et sul oleks võimalikult palju numbreid ja võimalikult palju segadust. Nagu. Markeeri lihtsalt need väljad ära niimoodi, et sul on 1 kuni nii palju, kui sul on neid velgi. Kõigil on lihtne. Võta velg number 1, võta velg number 2, mis iganes. Nagu, aga lihtsalt jah, väga palju on jah seda, et asi tehakse keerulisemaks, kui ta tegelikult on. Et tegelikult saab teha palju lihtsamalt. Aga sellest hetkest, Roland, kui sa seal käisid, sinust sai ju selline Eesti saadik Jaapanis. Kes hakkas, siuke sutenöör, kes hakkas värbama sinna veel inimesi minu arust. Oli, see ei olnud nüüd minu enda tahtel, et mina pressin peale Eesti immigratsiooni sinna meeskonda. Aga tegelikult tuldi ju minu juurde küsima, et Roland peale võidusõitu, kui me käisime siis. Võib-olla sa pääsesid sinna südamesse selle oma pildi tasku panemisega. Jaa, oma kangelastööga, et kus oli see... Räägi see lugu ära ka, kuidas see... Oli meil ka üks raske pitstop. Tegelikult praktiliselt sama probleem nagu nüüd Le Mansis. Ei saadud minu arust esireffi alla. Kogemust mul ka ei olnud. Ma nii tark ei olnud, et ma teaksin, et tegelikult võid ju kütuse selle kanistri nagu alla lasta ja natuke puhata. Et siis... Muidu see protseduur käib niimoodi, et see reffide vahetus peaks kestma umbes 6 sekundit. Jah, ja et kui see kestab nii, nagu ta kestab, siis on täiesti okei, et ratas tuleb sisse, tõstetakse pukid üles, mina panen hoian seda, mis ta kaalub siis umbes 32 kilo, mis pluss miinus. Palju tühi tankur on palju? Tühi on 11 ja kütust on 27 liitrit. Aga kütus natuke kaalub vähem kui vesi. 0,8 umbes on tema tihedus. Et mis iganes ta kaalub, ei tahagi teada võib-olla. Tegelikult see lugu algas isegi natuke varem kui pistopis. Kui me hakkame mõtlema, siis tegelikult oli probleem, et meil said kütuse tühnid otsa. Ja siis mina oma selle tulekindlas ülikonnas, see oli ikka üle 35 oli ikkagi seal kraade, saadeti mind teise raja otsa, et Roland, mine too see 50 liitrine tünn juurde. Selle võtsid õla peale või? Ei, võtsin tühja kanistri ja sprintisin, sest et oli ju järgmine pitstop tulemas. Ehk siis sprintisin teise raja otsa, täiesti juba tühi. Siis mehed seal ütlesid mulle, et kuule, aga sul ju ei ole kleepse, et mille alusel ma sulle uue tünni annan. Tain sul talongi ei ole? Jah, sul ei ole, talongid on otsad. Siin, kus ma saan talongi, mine sekretäri juurest, mine küsi. Siis jooksin jälle teise otsa. Sekretärid olid kõik prantslased kahjuks. Ehk siis jõudsin sinna, ähkisin ja puhkisin. Ja läks veel aega. Ma üritasin neile nagu öelda, et mul ei ole tegelikult aega siin oodata. Aga sellest nagu kasu ei olnud. Nii et ootasin, kuni tuli prantsuse mees. Ja lõpuks sain küsida tema käest, et minul on kütust vaja, mul ei ole kleepse, kas ma saaksin teie käest ühe kleepsu. Ja vastus oli väga lihtne, et muidugi saad,
raha eest, sularaha. Ma ütlesin, et teate, minul praegu kombes Jaapani jeene kaasas ei ole. Ja ma ei tea, et äkki ma siis tulen tagasi järelikult. Ja niimoodi lõppeski meie see siis ühesõnaga see tunni otsimine. Ja kuna oli saabumas uus pitstop, siis muidugi pidin oma jälle selle tühja kanistriga nüüd 3. korda teise sinna raja otsa sprintima, mis ei olnud nagu lähedal kahjuks. Ja vist jõudsingi äkki täpselt niimoodi tagasi, et jõudsin täpselt maski, kindad ja kiivri pähe ja siis läks umbes minut mööda. Minu baarimees ütles mulle, et jumal tänatud, et sa tulid, ma üksinda ei oleks tahtnud üldse seda kanistrit üldse kätte võtta. Mina ei osanud talle midagi öelda, sest ega mul ei olnud enam, ma rääkida väga ei suutnudki enam. Ja siis tuligi see raske pitstop, kus ma teadsin ainult seda, kuna mul oli esimene kord võidusõidul. Ega need jaapanlased mulle neid reegleid väga ei seletanud või midagi keegi ei rääkinud, siis ma teadsin ainult seda, et ma mootorratast puutuda ei tohi. Nii kaua, kuni mehaanikud nagu toimetavad rattakallal. Ja hakkasin hoidma siis. Kuna ma tean väga hästi, et kui sul on valus ja paha olla, siis aeg möödub nagu väga aeglaselt. Siis ma eeldasin nagu, et ega tegelikult aeg liigubki aeglaselt ja hakkasin hoidma seda kanistrit. Proovisin lihtsalt mitte mõelda ja vaatasin kuhugi ilusat kohta, mingit asfaldi või tagaratast, mis oli juba tegelikult alla pandud. Ja ootasin ja ise ei saanudki aru. Minu jaoks tunduski, et 15 sekundit, aga üks hetk tundsin, et saab ramm otsa ja siis ootasin veel. Ja siis tegelikult sai juba täiesti ramm otsa ja juba käed täiesti varisesid. Ja siis lõpuks sai nii otsa, et kanistri selle suuga puudutasin korraks mootorratast. Selle peale niimoodi ehmatasin, et tõstsin selle veel üles. Lõpuks vist nad said selle ratta alla, lõin vastu kanistri vastu, laadisin ära, ropendasin emakeeles. Mõtlesin, et nüüd keerasin täiega persse kõik, vajutasin kanistriga vastu ratast, nüüd saame trahvi. Pärast tuli välja, et minut aega hoidsin seda eest nagu jaanipäeval. Oleks saanud kasti õlut võib-olla. Ise arvasin, et persse, kuidas mul saavad käed nii nõrgad olla, et 15 sekundit minu jaoks justkui oli enda loogika järgi. Aga pärast tulid jaapanlased, ütlesid, et vabandasid, et kuule Ronald, sorry, et ma oleks pidanud sulle ütlema, et võtta nagu õla peale või võtta tagasi. Aga nemad jälgisid seda esiratast, et miks seda alla ei saa. Aga peale seda jah, oli kuidagi keha nii väsinud, ütlesin kõigile muidugi küll, et mul on kõik korras ja okei, ja kuigi värisesin, natukene komistasin seal ja natuke hakkas juba üks hetk, läksin sinna külma ruumi, panin omale jääd. Hakkas teadvus juba kaduma. Siis õnneks samamoodi nagu tegelikult eelmine aasta Hannes, ma mäletan, kui tema tuli oma esimesest stindist tagasi, mis nägu tema oli. Puuti ka elu sisse. Puuti samamoodi minule ka elu sisse, et see tore tõlk ja meie Jaapani sõit ja pruut võtsid kratist kinni. Kui ma ütlesin, et mul on kõik korras, et mul ei ole mingit abi vaja. Jah, Solomio. Üritasin eestlase kombel vastu ajada nagu mees, et minul ei ole midagi abi vaja. Aga siis tõlk, natuke vanem Jaapani naine ütles mulle, et mina olen vanem naine ja mina ütlen sulle, et nüüd lähed, siis ma ütlesin okei, siis ma vastu ei vaidle ja viskasid mind sinna, võtsin riided seljast, viskasin sinna jäävanni ja pärast panid mingit mentoolispreiga kõik minu selle kombe üle ja oli kohe täiesti teine elamine, nagu oleks 8 tundi maganud ja täiesti välja puhanud, et sain edasi tööd teha. Ma mäletan seda 24, kui me käisime peale seda esimest vahetust oli 39,8 oli kehatemperatuur. Jah. Lähenes 140-le nagu. Jah, siis kodus võtaks ikkagi haiguslehe juba. Aga kindlasti. Siis meil ju ei olnud seda ainosket ka, siis me pidime 2 mehega tegema kogu selle 8 tundi ära, nii et ma teadsin, et mul on 50 minti jäänud siin nüüd. Väga karm.
minul Ta oli on tagasi ikkagi, minema. minul oli ikkagi mure, ma mäletan seekord, et kui niimoodi esimene vahetus ja meil on, mis nüüd siis 3 on veel. tegelikult terve sõit on veel minna, et kui juba on, mehel on 40 kraadi juba põhimõtteliselt palavik ja ma nägin, milline sa välja nägid, et mismoodi see nüüd edasi hakkab välja nägema, aga Aga seda nad teevad hästi kuidagi. Väga hästi. Kohalikud inimesed oskavad minu arust selle kuumaga seal toime tulla. Ma ei tea, Marko, sa oled käinud Suzukas sõitmas? Jah. Jah, minul oli ka elu esimene aasta oli kõige raskem. Teine aasta juba teadsid juba ette ja sa olid nagu valmis selleks ja tegid need samad liigutused tegid kohe nagu ära ja sa juba ootasid seda viimaseid ringe, et teadsid, et nüüd kohe saad sinna külma vanni minna nagu, et siis oli oluliselt lihtsam nagu järgnevad aastad. Mul oli esimene vahetus kõige raskem, sellepärast, et ma ei joonud ka piisavalt. Ja siis minu arust, kas äkki sina ütlesid mulle? Võib-olla oli isegi nii, et sa saatsid sõnumi vahepeal. Arutasime midagi, rääkisime ja sa ütlesid, et iga kord sealt spoonist välja tulles peab jooma. Iga ring väike lonks nagu esimesest ringist peale. Ja siis ma hakkasin seda tegema ja siis teine vahetus oli mul nii, et ma mõtlesin, kurat, miks me üldse siin ohime ja see on jumal okei. 3. hakkas see juba nagu midagi valutama natuke ja 4. oli siis juba läks jahedamaks ja pimedamaks. Oli pime ja siis meil ei läinud enam 5. käik sisse. Ja siis esimesse kurvi 6. 5. pannes jäi 6. ja 5. vahele nagu. Ja mingi, ma ei tea, 10 minti jäänud ja me olime äkki 1,5 mindiga ees või 2 mindiga ees. Nii et täpselt niimoodi, et kõhuli ei ole aega panna, aga tegelikult ei ole vaja ühtegi viga ka teha, nagu ei ole vaja suruda. Ja siis ma lasin pikaks seal selle, päris nõme tunne, kui mingi 205 ja 260-ga on see, ragiseb seal 2 käigu vahel. Aga selle vee joomisega on küll õige, et enne tuleb hakata jooma. Ma üritasin nagu lugeda, et kui palju ma nagu vett tarbin päevas seal Jaapanis, siis mul just kuskil seal 5-6 liitri peal läks nagu lugemine sassi. Et seal vabalt läheb 8 liitrit ära. Jah, päevas, et sa päev läbi lihtsalt midagi ei jood. Kas mingit spordijooki või vett, mis iga. Ja põiel käid üli vähe. Ja see on õige, jah. Kõik see kulub kuhugi ära, aga kogu aeg veepudel on suu juures. Siis kui me 24 käisime, siis me just vaatasime, vaata, et nad nagu vett eriti ei joo, nad joovad alati mingite asjadega. Mingit soolasid midagi oleks see. Ja siis lõpuks ju keha ei suuda omastada. Lihtsalt loputad läbi ennast lõpuks, jah. Aga siis jah, oma nende kangelastegudega sinust sai see saadik. Suur saadik. Ja siis oli ju peale Suzukat oligi tulemus ju Boldor, kuhu sama meeskond tuli. Ja tahan öelda, et esimene mees, keda mina oskasin üldse soovitada või julgesin too hetk oligi meie Sander, kes ma teadsin, et võiks kindlasti nagu sobida. Välja vedada, kes ma teadsin, et ei tee kindlasti häbi meile kellegile. Ja peale seda tulid nüüd meil ajapikku nii mõnigi veel. Boldoris olite ju 4 on ju. 2 füsiot Eestist. 2 füsiot. Ja teie. Ja siis oli, ma mäletan seda, kuidas Sandrit kasutati ära umbes nagu 10% potentsiaali ulatuses. Ta istus ja Boldoris ja valvas, et rehvikott sees oleks lihtsalt terve see 24, terve see nädal põhimõtteliselt. Väga lihtne nädal vaatida. Ütlen ausalt, väga lihtne nädal. Ma mäletan, ma küsisin, nautis, ma arvan. Kuna meil läks nagu tuksi, alguses oli ju plaan, et mina sõidan ka teiega, on ju. Aga meil läks see seal kõrgemate jõudude tõttu läks see tuksi, mina pidin sõitma stokiga ja me olime kõrvuti boksis ja siis ma käisin kogu aeg mööda, ma küsisin Sanderilt, mis tööd sa teed? Sander, ma ei teagi, miks ma siin olen, täpselt. istus ja vaatas, tegi jälle mõne velje puhtaks ja mul oli nagu kahju, et ta ei saanud seal päriselt midagi teha. Või nagu sellist huvitavat tööd. Ega see oli meeskonna esimene välissõit ka. Esimene 24 tundi ka, on ju. Neid nii-öelda väikseid töömesilasi oli nagu väga palju, et meie vist oli, kas terve see hospitality oli täis. Praktiliselt kõik oli topelt. Peaaegu kõik oli topelt. Refimehi oli peaaegu topelt. Kütusemehi oli topelt. Okei, mehaanikud ei olnud topelt. 4. 4.
mis ongi nagu täpselt 2 korda rohkem, kui sul tegelikult vaja on ja 2 korda rohkem, kui sinna telki tegelikult mahub ka. et mul oli too hetk, mul oli üks Põhja-Iiri mees, suur vaks, kellest ma mitte midagi aru ei saanud. ja mind miskipärast pandi nagu pealikuks sinna. Minu teine võidusõit öeldi, et Roland, sina nüüd oled see, et sina nüüd kamanda neid 3 meest. Kuna ma Põhja-Iiri meest midagi aru ei saanud, siis ega ma ei öelnudki talle, et midagi ta teha võiks. tema tegigi suitsu enamus ajast. mis kõige hullem, et kui minul endal... Pentsumees teeb suitsu. no tema oli. Ja kõige hullem vist oligi see, et see üks kord, kui mul oli teda vaja võidusõidul kell 4 hommikul, kui mul oli enda suits oli otsa lõppenud ja siis küsisin lõpuks esimese asja tema käest, ühe palve, esimese palve, kas sul on äkki üks suits? siis ta ütles, et mul on otsas. sest et tal ei olnudki midagi muud teha ja siis saidki nagu varem läbi. Teine mees, keda nüüd ka edasi ei tulnud, oli üks Belgia mees, kes oli hästi paksude prillidega. Nii et ma vaatasin kohe, sina oled minu tata mees ja panin ta arvutama. ja mees oli tegelikult nii-öelda tuumainsener või mitte tuumainsener, aga tuumaelektrijaamas siis niisugune nagu, ma ei tea, hooldustehnik, mehaanik, mis iganes. Aga matemaatikult tuli üldse ei osanud. Tegelikult ma oleks võinud ükskõik kellegi teise või ise panna, sest et pidime koos nagu liitmist ja lahutamist õppima. Ja kui õppisime selgeks, saime silmside ja positiivse vastuse, et nüüd on meil selge see, siis tegelikult järgmine kord tuli jälle, läks kõik perse ja pidime otsast jälle alustama. Ja see 4. kütusemees oli siis ainukene, kes nüüd Le Mansis ka oli minu see Marcel, jah, Kivipoolur Jürto välimusega Ida-Saksa mees, kes oligi nendest kõige mõnusam mees. Ja tema, et kui mul selg valutama hakkas, siis tema oli seegi mees, kes selle kanistri mul lihtsalt üle võttis. Ja et muud asjad sai ise toimetada. Aga selles mõttes jah. Boldor oli jah nagu siuke, nad proovisid ikkagi pigem nii, et pigem rohkem inimesi kui vähem. Jah, Aasia kombel, et inimjõuga võib-olla, et sa teed kõik tasa. Toore jõuga. No neil mõte ju oligi seesama, kuna ta on ju esimest korda, et lihtsalt, et mitte tekitada olukorda, kus keegi nagu ära väsiks, et oleks alati back-up olemas, siis nad ütlesidki, et neil on igaks juhuks nagu igal pool topeltmehi ja nemad neid ratas seal siis puhastada saingi. Ja seal oli ka topeltmehi, ma räägin, et seal üks viis rehvi, teine tõi tagasi. Mul oli see ikkagi väga tore minu arust seal minna. Iga kord, kui ma boksi tulin, siis ma ju imestasin, et kurat, Eesti mehed keset Prantsusmaad niimoodi. Kõrval boksis ka veel. Kodust nii kaugel. Jah, mul oli hea näha, sest et... Minu jaoks oli ka see Boldor oli kõige lihtsam 24 tundi, kus ma kunagi olnud. Meil oli ka topelt ju. Meil oli ka, Jan oli ka ja Jan ja Marko tegid nagu ka paaris rakendit. Aga meistrit polnud või? Meister ka veel ja kõik. Neil oli vapse trippel. Ja Ain veel tegi ju segas neid spordijooke kõrvalboksis seal teie raha eest kokku. Toidud olid olemas ja? Kõik oli, jah. Seal oli, see Boldor oli jah nagu siuke, läks ludina. Seal oli ainult tulemus oli vilets teil. Meil oli väga hea. Me ei saa nuriseda. Seda vist ei saa tulemuseks nimetada isegi mitte. Teil tuli jah see... Aga siis ühesõnaga siis võistlusnädal, nüüd mis oli Le Mans, kus kõik läks juba tõsisemaks. Teie olite nüüd siis eestlastest ainukesed, kes pääsesid teise vooru, kes pääsesid selle esimese poole sisse, nagu et kui jagati 2 kõik need topelt inimesed on ju. Jah, meid jäeti alles. Teid jäeti alles. Me olime need õnnelikud. Fortuna valis meid välja. Ja Sander sai palju rohkem kohe vastu. Mina sain jah, mina ju kolisin ikkagi taganttoast ette tuppa. Jah. Müra läks valjumaks ja? Müra läks oluliselt valjemaks ja segadus läks suuremaks. Ma ikkagi päris mitu korda kuulsin, kuidas Sander emakeeles ropendab. Et juba pre-testist alates tegelikult. See emakeel on ilus, sellega nii saab ropendada, nii et keegi ei
ja enamasti tead, et Viisakalt. kui omad inimesed veel ümberringi on, kelle ees ei ole võib-olla ilus ropendada või noh, kasutada siukseid sõnu, mis ei ole väga viisakad, siis alati tead, et need inimesed on seal kuskil. Et seekord neid muid inimesi ei olnud, kes saaksid sellest keelest aru, siis on seda keelt väga okei kasutada, sest et kui sa ju ütled midagi, mida teised inimesed aru ei saa, siis see on nende jaoks täitsa nagu ilma tähenduseta. Et siis on nagu seda lihtne kasutada. Me küll üritame neile selgeks teha kõiki neid roppe sõnu, selgeks õpetada, aga ei jää külge. Ei jää külge. Küll aga aitäh ja tere hommikust on jaapanlastele juba selge, et see tuleb puhtalt eesti keeles juba. Aitäh on isegi nagu, ja see tuleb vahepeal väga üllatava koha pealt, lihtsalt teed midagi ja siis öeldakse aitäh sulle vastu, siis wow. Et see on nagu, see neile nagu meeldib, jah. Aga kuidas teil jaapani keelega on? Natuke tuleb. Rolandil on väga hästi. Minul on olematu. Mina olen isegi ühe korra suutnud nalja teha jaapani keeles niimoodi, et on ikkagi naerdud. Võib-olla isegi 2 korda. See oli nüüd muidugi Jaapanis. Aga kogemata oli mingisugune sõna, mis ma olin ära õppinud, et suutsin kuidagi täpselt keset vestlust sisestada selle ja tuli välja nagu tere hommikust ja aitäh ja väga maitseb, kõik need on nagu selged meil. Rolandil on isegi Notesis üks siuke, ma ei tea, päris mitu ekraanitäit. Nimekiri, täitsa Euroopa tähtedega kirjutatud Jaapani sõnad. Nii et ma vahepeal ässan ka sellega, kuna ta saatis ju mulle ka selle. Saatsin. Nii et ma saan ka sealt mingid Osaka slängis aitäh öelda näiteks, ütlen okini kellegile ja siis. Ja see on, kõigil on hea meel tegelikult, kui sa räägid kellegi nende ema keeles. Jaapanlastel on kuidagi see. Neile väga meeldib ja ega mulle meeldib samamoodi, kui jaapanlane mulle tere hommikust ütleb. Ega ma ei tea, mis võiks olla toredam, kui ta ütleb aitäh või tere hommikust. Me oleme jõudnud nüüd 4 päeva, on ju. Me oleme 4 päeval. Vali. Päevad olid, ütleme, pikad ikkagi. Iga hommik kuskil 7 hommikul algas ja olude tõttu siis umbes kas keskööl või kell 1 hommikul saad magama ja siis uuesti üles. Nagu noored ütlevad, kortisooli tase oli täiega põhjas. Stress oli nagu kõva igasuguste erinevatel põhjustel. Kas oli natukene midagi organiseerimata või ega tegelikult see põhiprobleem oli ju selles, et meil ei olnud ei varuosi ega kuluosi. Et see ei olnudki nagu kellegi muu süü, kui et lihtsalt asjad ei jõudnud kohale. Et see ju ei olnud see, et meeskond ei tahtnud omale kütusefiltreid osta, mille pärast nagu minul ja minu selle Ida-Saksa paarimehel nii palju see närv mustaks läks kogu see nädal. Et meil oli ainult üks kütusefilter terve nädala peale võtta. Et see lihtsalt ei olnud pakkuda ja küsisime tehase meestelt, et kuidas teil nendega on ja mis värk on, siis öeldi, et meie tellisime jaanuaris ja lubati, et 4 kuu pärast on kohale, ehk siis nagu maikuus peale võidusõitu. Aga et kui sa nüüd kohe tellid, et ega siis 7 kuu pärast saad. Et ongi niimoodi, et tahad kütusefiltrit, siis saad praktiliselt ega järgmine hooaeg alles. Ja see on ju, see on siis alfa, see tuuningu filter on ju. Lõpuks see tehas oli tegelikult lahendanud selle nii, et oli selle katusega rolleri selle C3 kütusefilter. Rolleri kütusefilter põhimõtteliselt ja sobis tegelikult väga hästi. Sama võtturisse. Meie vist seda isegi ei jõudnud proovida veel, aga muidugi töötab hästi. Kardan, et ilmselt pareminigi veel, kui see tuuningjub tegelikult. Minu arust see Endurance on täpselt siuke võidusõit, kus sa pead neid tänava asju kasutama nii palju kui võimalik, sest et need on loodud selleks, et see 100 000 kilti sõita. Et see, kui mingi tuuningumees ütleb, et ta nüüd mõtleb, et ta paneb peenema filtri, et see on pihustitele parem, siis loputa sealt seda bensu nii palju läbi, kui tänavale peab või nagu, et need nagu tagajärjed minu arust seal tänava mootorrattal on palju hullemad, kui sa praagi filtri teed näiteks. Ja tänaval saad seda sitta bensu ka palju rohkem. Et seal on ikkagi tuleb tünnist ju väga puhas bens. Eeldatavasti. Ja, läbi filtri laseme iga kord, muidugi filter on ka päris vana, aga see selleks.
muidugi see jah, kui ma nüüd enda poolelt räägin, mis see põhiline mure. oma sellest telgist. seal on, ma lihtsalt ütlen, kütusemeestel on seal niimoodi, et kui sa tuled tagant boksist välja, rekka tagaotsas on sihuke 3x3 meetrit EasyUp telk, kus on siis kõik kütusetünnid ja need 2 meest oma kaalude, mensuuride, katseklaaside, see on nagu mingi keemialabor seal ja siis ma ei tea, miks, aga nad hoiavad neid uksi ja telgiseinu alati kinni. Ja siis, kui sinna sisse tere lähed ütlema sinna sisse, siis on nii, et sa oled purjus seal. Kõik ütlesid meile terve selle nädala jooksul, et issand, mis lõhn teil siin on. Aga ise nagu aru ei saanud, sest et kui sa istud seal telgis pidevalt, siis ega harjudki ära sellega, lihtsalt pea käib ringi ja numbrid enam ei oska nagu arutada. Aga lõpuks tegelikult oli meister. See mees, kes, ma ei tea, mis päeval ta lõpuks kohale tuli. Reedel. Ehk selleks ajaks olime võib-olla juba esmaspäevast saati olime juba seal praktiliselt kinnises telgis. Sama hästi võiks bensulapp olla nina peal. Ütles, et persse mehed, et teil on siin niisugune kütusaur üleval. Miks sa lihtsalt natukene kuskilt teemale mingi õhuava? Siin kuule, praegu ei ole aega, mis asja täiesti peas assis. No. Siis mõtlesin, et kurat tõesti, miks ma ei ava natukene. Ja ega siis läksingi kohe, umbes 2 minutit läks aega, tegin telgi alt omale väikse õhuava niimoodi, et õhk käib läbi ja läkski asi korda. Et mingid asjad olid ka siukene, et ise teed omale nagu selle karuteene, et oledki nagu sassis päev läbi põhimõtteliselt. Ongi vaja seda puhand linnariietega meistrit, kes just tuleks nimelt, ja ütleks. Seda stressi ja kõik muud asja, magamatust, kõik asja oli nii palju, et mingid täiesti lihtsad, elementaarsed asjad, sa ei suuda enam neid lahendada ja sa jooksed reaalselt peaga vastu seina nii kaua, kui ootad nagu, et tuleb mingi muu lahendus, aga üritad sama kord, iga kord jooksed peaga vastu seina, loodad, et äkki nüüd järgmine kord peale ei hakka valus, aga ikka hakkab. Siis tuli meister, ütles, et äkki tõmba pea eest ära. Tee see telgi ots nagu natukene lahti ja läkski paremaks. Yeah. Ja see ei olnud nagu ka viimane kord tegelikult, kui ta midagi paremaks tegi. Et seal oli, sattusime tegelikult veel pärast veel ette nagu. Aga see oli juba nagu võidusõidul tegelikult öösel nagu. See oli tegelikult tagantjärele tarkus siis kogu see nädala manageerimine nagu, et nädala jooksul ennast ära ei väsita, on vist siuke tunne nagu kõige olulisem osa kogu selle endurance'i juures. Absoluutselt. Vara magama. Ja ma mäletan seda, et me rääkisime, ma ei mäleta, kellega ma rääkisin. Mina enda puhul tegelesin nagu julmalt sellega. Ja ma rääkisin Kristjaniga sellest samamoodi, et see on eelmised aastad on alati nagu olnud nii, et tunned juba nagu võidusõidu hommikul pead tundma nii, et oled nagu värske, et nüüd hakkab pihta. Aga siis, kui sa võidusõidu hommikul tunned nii, et sul on juba nagu täiesti koll ees sellest, tahaks lihtsalt koju minna, siis on nagu midagi valesti. Eelmise aasta lõpus Boldoris oligi. Meister tuli samamoodi sinna, jõudis reedel kohale, ja teie tulite reedel kõik koos. Ja siis ta küsis mu käest mingeid seade küsimusi selle mootorratta kohta. Kas sõidate selle vedruga või selle vedruga? Ma ütlesin, ma ei tea, pole õrna aimugi. Ma ei süvene üldse nagu. Et ma sõitsin nagu selle 37-ga terve nädala, nüüd ma lähen sõitma selle 9-ga. Pole üldse minu mure. Ma ei tea. Ei huvita, ei taha teada. Ma sõidan sellega, mis on niikuinii. Ja lihtsalt üritadki ennast nagu säästa, üritad mitte mõelda mingit, mitte ühegi asja peale ei tohi mõelda. Lihtsalt siis, kui sõita hakkab, siis tead, et nüüd ma pean sõitma 8 korda tund aega selle mootorrattaga ja hoiad nagu mina mõtlesin ainult oma selle selja peale, et selge valutaks, oled ise vormis, et magatud, saad söödud, saad joodud, kõik on nagu, mõtled ainult selle peale, kuidas ennast säästa. Et see sprindis sa mõtled kogu aeg, nagu, kuidas seda mingit järgmist kümnendikku, kuidas midagi veel paremini teha. Ja siis seal endurance'is minu jaoks on mõtled ainult selle peale, kuidas nagu et kui on vaja, siis saaks veel 3 vahetust veel teha. Kuidas ellu jääda lihtsalt. Jah. Et seda peab, ma arvan, spaas, kui me nüüd lähme, siis te peate ka lihtsalt ise jõuga nagu võitlema selle eest. Kui üks mees kogu rühmas
ütleb, et mina tahan kell 9 magama minna, siis ta on idikas, on ju. Aga kui pooled mehed ütlevad, et me peame kell 9 magama minema, siis on nagu sellel asjal mingi iva. Et see, ma arvan jah, see. Ei, see ongi nagu mõistlik, seda saab teha siis, kui sa ei pea seda mootorratast ehitama veel seal raja ääres edasi. No. Et kui su jupid ei saa poolles rajale nagu, et kui sul, et ma loodangi, et järgmine võistlus ehk siis spa on ju. Ma loodan, et me saame nagu niimoodi, et see mootorratas on pigem nagu valmis, et seal ei pea viilima, puurima, keevitama ennem võidusõitu nagu. Et kuna noh, nüüd on ju 2 mootorratast juba valmis olnud, et üks on lõpuni tulnud juba. Jah, ja üks on lõpuni tulnud, et väga palju ei peaks enam arendama, on ju, või noh, kõik jupid on olemas. Et siis saab seda teha. Aga jah. Aga praegu tuligi võidusõidu nädal või siis võidusõidu päevalgi tulid. No, enne ma räägin, et päev ennem võidusõitu tulid viimased jupid, et siis ongi nagu väga keeruline sul puhata ennem. Sa oledki nagu, noh, ootad mingeid asju, midagi tuleb modifitseerida nende juppide jaoks võib-olla, mis nad tulevad sul on ju, sest et ka jupid ei ole alati sellised, nagu täpselt sellised, mida sa nagu eeldad, et võiks tulla. Et kas mingites, ma ei tea, pistikutes on pinnid teistpidi, kas ma ei tea, mingi, mis iganes ERM-is on vaja mingid jupid kuskilt vaja maha lõigata, midagi on vaja modifitseerida, et noh, et kõik ei ole nagu plug and play, et ei ole nii nagu filmis, noh. Et päris palju on seda sama asja nagu ikkagi kodus. A-rühma, jah. Et sa pead ikkagi ise mõtlema ja lõikama ja voltima ja kleepima, et noh. Ja juhet pikemaks ei tee, kui see ei ulatu nagu vistikusse. Võid juurde lõika juurde. Jah, lõpuks lähed juurde lõika juurde, et saad ikka, aga noh, et see kõik võtab aega nagu, et see iga väikene asi tundub selline, et noh, natukene on teha, aga iga väikene asi, sa paned neid 10-15 väikest asja kokku. See teeb nagu lõpuks ajaliselt väga palju, noh. Eriti, kui sul on nagu ümberringi väga palju inimesi, kõik inimesed on uued, sest et tiim ju pole nagu kokku töötanud, on ju. Et ongi kõik uued tüübid. Et niimoodi ongi nagu väga raske. Et noh, mina ütlen nagu väga äge selle tüübi ees, kes meil siis nii-öelda peamehaanik on ju see Rami, Boliivia tüüp, Jaapani, Boliivia, mis iganes vahepealne, et ta selle tegelikult ikkagi lõpuks suutlis nagu kõik ära händlida. Sellele karjale nagu lihtsalt, et teha nagu oma asja ja siis anda veel juhiseid, mida oleks vaja veel teha. Noh, iga inimene käib küsimas, kas ma siia panen, kuidas ma selle, kui kõvasti ma selle kinni keeran, kui palju ma seda, noh, ma räägin, et see nagu see maht nende uute inimestega töötada, see on noh, tundub ulme, noh. Rolandi sellest Endurance'isse sattumise loo me saime teada, Sander, kas sa oled autodega teinud enne? Mina olen teinud jah, aga 24 tundi pole kunagi teinud. Et põhimõtteliselt see 24 tundi oli minu siis sellest bucket listist oli siis nagu viimane asi üldse. Et ma muid asju olen teinud, igasuguseid 2 tunni sõite, 1000 kilomeetri sõite, 8 tundi, 12 tundi. Et kõike siuksed asju olen teinud, aga siis see 24 oligi nagu puudu ja ega minu sutener oligi ju siis ikkagi Roland. Kes müüs odavalt maha su. Jah. Et jah, et ei, väga äge kogemus ja aitäh sulle, et sa mind soovitasid. Võta heaks. Aga siis võistluspäev hakkas pihta, start käis. Laupäeva hommik. Enne starti mul oli isegi tegelikult siuke tunne, et ma ei tea, kas starti jõuame, sest kuni lõpuni oli mingisugused väiksed, mingid tobedad mured. Alustas sellest, et meil ei olnud tulekustuteid, kuni lõpetas selleni, et nad muutsid ju, et kes see võidusõitu alustab, et seda nagu muutsid viimasel hetkel. Ei, nad ei muutnud seda viimasel hetkel, nad unustasid selle muutmata lihtsalt. Seal vist ei olnud, äkki pani kokku, programm pani kokku, ta muutis selle, aga programm pani kokku ja ei saatnud ära seda taotlust. Jah, mingi jälle väike viga ja... Et seal oli mingi protseduuri error lihtsalt, et Silvan istus seal kombega ja pidi startima, aga siis 20 minti enne starti helistati Naole, et Nao mine pane riidesse, et kuna sa olid sinine sõitja, siis sa pead ikka startima. Ehk siis nad seisid kahekesi seal rivis kombega. Ma olin ainuke, kes seal viskas jalad seinale ja
limpsisin oma, said pika jõin lõuna limpsi teha. seal stardirivis. aga noh, starti me läksime ju ikkagi pigem enesekindlalt. õlimehed alati lähevad. me teadsime kõik, et me peame tegema lihtsalt puhta sõidu. kõik startisite kolmandalt kohalt, on ju. Me olime kvali läks ju hästi. eelmise aasta rekordi sõitsime, on ju. mis ma sõitsin, 34. kõik sõitjad sõitsid oma rekordi. oma rekordi küll, aga Jaa. minu arust mina sõitsin eelmise aasta rajarekordi. tõesti, jah, võis olla küll, jah. nagu kui jah, ja mina olin 34-2 sõitsid Hanika ja VDM, just. 34-4 sõitsid Fritz, mina ja Markus ja 34-7 sõitsid üle, siis Silvan ja Nao ja siis keegi veel. No aga selle juures tegelikult kõige ägedam asi, kogu 60 tiimist oli seal kokku, on ju. Siis me olime ju, või noh, me olime ainukene, kes sõitis siis 1.34, suutsid sõita kõik sõitjad. kõik 3 sõitjat, jah. Et mitte ükski teine tiim. Ei, mitte ükski teine tiim. Jart ei sõit või? Minu meelest mitte. Tati sõitis ka 34-7. sõitis. Nemad sõitsid ka kõik 34, jah? Ja Jart Okei. ja meie olime ainukesed, jah. 2 meeskonda. Aga jah, me olime nagu ühe ringi jooksul me olime ülitugevad. Me arvasime, et meil on kütusekulu ka väga hea. Kütusekuluga oli väike kamm sellega, et meil, kuna me ei jõudnud tuld proovida kogu selle paanika pärast. Ei olnud seda osa, mis kütuse tuld näitaks. Andur oli... Jäi kalibreerima. Juhe sai ka lõpuks, aga seal mingisugune seal edel oli ikkagi kuidagi, sisse. me ei jõudnud kalibreerida ja proovida. Ja Ja siis tuli nad liiga lülitasid hilja välja sellepärast, et nad kartsid, et see hakkab errorit panema. Kuna me ei jõudnud lihtsalt seda testida, siis me tuld ei kasutanud, me panime oma arvutuste järgi. Sellest ka siis see Silvani väike jooksutrenn, on ju, keset ööd. Jah, oligi tegelikult esimene stint, kus ta tagasi tuli. Siis oli juba... jäi nagu 40 milliliitrit. Ja. Ja see öösel, kui tal nüüd seal kas pitlane'i alguses vist otsa sai, siis... Ta ütles mulle see sinine S, mis on see viimane S enne pitlane'i. Et ta ikka jooksis ka mõned sajad meetrid. Et öösel lihtsalt tahes-tahtmata, ma ei tea, miks talle öeldi siis üks ring rohkem või mitte, aga igatahes jah. Öösel läks külmaks ka. Kõik olid ikkagi jopede ja asjad lõdisesid. Öösel kulub rohkem ja ta proovis seda mäppi ka. Jah. Ehk siis... 2 asja kokku. Aga lihtsalt teha, et sinna sõitu me läksime nagu pigem enesekindlalt. Me teadsime, et me oleme kiired. Samal ajal me kõik teadsime, et kui me peaks kõhuli panema, siis me remondiga ei konkureeri Suzukiga. Ega Jardiga, ega isegi 37-ga. Ei, kindlalt mitte. Kuna meil lihtsalt, meil ei ole need varuosakastid nii mitu korda lahti kokku käinud, ja meil ei ole proovinud seda mootorratast nii palju metsa visata, võrreldes nende meeskondadega 10 aastat. Suzuki mehed on sellest aastast, kui Marko võidu sõitis, on samad mehed seda remontinud. Seda sama mootorratast ka veel. Absoluutselt. See pole isegi kondel muutunud seal. Ei midagi. Et siis me teadsime seda, et meil ei ole mõtet seda proovida. Kuna tuleb ilmselt standardvõidusõit ka kuiv, me kõik rääkisime nagu sõitjatega seda, et hoiame 5% taskus. Et sõidame riskipiiri peal, kõhule ei pane, vigu ei tee. Me teame, et me oleme piisavalt kiired, et lõpuks seal kuskil kohal olla. Ja tegelikult seda me kõik ka tegime. Tulemuste järgi ka ju, kui võtta lihtsalt rajal oldud minutid, siis selle järgi oleks pidanud te võitma. Pit stop oli see, kus läks. Ja siis oli põhiline, 2 suurt errorit oli meil. Üks oli see, kui mul pidurid ära kadusid, üks oli see, kui Silvanil pents otsa sai ja ülejäänud errorid oli see esiratta vahetussüsteem, mis lihtsalt oli puudulik. Süsteem oli olemas, aga lihtsalt jah, mitte selline, nagu ta täna võiks olla võrreldes teiste tiimidega. Et seda nagu töökindlalt vahetada selle 7 sekundiga. See oli ka ju täiesti jälle mingi täiesti uus tutikas Brembo supportid ja keegi ei olnud tegelikult proovinud ka neid, ega isegi rõõmsa näoga seal testis garaažis oli juba neid klotse sinna raske saada sisse ja... Ja ega palju me testida seda üldse saime.
me ju enamus testid tegime kujutrenni ja kuumarattaga me ei saanudki mitte midagi põhimõtteliselt teha. Esimesed kuumarattaga proovimised olidki needsamad esimesed vahetused. Aga siis jah, ütleme need korrad, kui need klotsid välja kukkusid ja siis piduriremont ja bens on ju, kui me need ära võtame, siis oleks juba halb. Jart veetis boksis ju 33 minutit on ju. Jah, midagi sinna Kawasaki 40 või Susu 40, Kawasaki 43 või vastupidi. Ja meie olime 56 midagi. No tund. Jämedalt tund ja. Et see... lihtsalt ma tahan öelda seda, et me oleme nagu valmis. Meil on nagu ülihea tunne on see, et meil on nagu siuksed ise tehtud vead, mis on korda vaja teha lihtsalt on ju. Muidu on see, et igas 24 tunni sõidus on sul on nagu mingi määramata ebaõnn on ju. Miks 37 mingi käigukasti võllilaager katki läheb on ju. Kuidas sa seda viga remondid järgmiseks korraks, et ei läheks enam? Paned uue laagri ja loodad. Jah, lihtsalt paned uue laagri ja loodad. Meie teame seda, et kui me need asjad korda teeme, on lootust. Meil on väga suur asi ongi see, et elimineerida lihtsalt inimfaktorit. Et lihtsalt kopeerida teiste pealt need samad asjad, mis neil on ja lihtsalt panna enda ratta külge. Palju parem olukord, kus olla on see, kus me vaatame peeglisse ja ütleme, et siis mitte meie nüüd siin, kes istuvad, aga meeskonnana vaatame peeglisse, ütleme, et need asjad on vaja korda teha, kui see, et ennustada. Miks Suzukil mingi elektriviga oli, miks neil veokontroll kogu aeg ära kadus on ju. See või veel Jart peab kiirust otsima, kui nad tahavad meiega võidu sõita heal päeval. Me peame boksis kiirust leidma. Kes kus kohas. Lõpuks me olime ikkagi, neid kiiremat ringi vaatasid, siis oli ju ka meie kõik sõitjad olime nagu igas värvis me olime teised. Aga ühes oli 37 esimene, ühes oli CERT esimene, ühes oli FCC, Honda esimene. Aga me olime igal pool teised. Ainukesed jälle, kelle sõitjad kõik on ees. Aga see ongi ju väga hea, eriti pikas maas, kui see on stabiilne. Kõik on ühtlane. Aga kuidas siis öö möödus? Minul möödus väga raskelt. Jah. Minul möödus väga raskelt, sellepärast, et ma jäin tegelikult haigeks juba, ütleme, päev ennem võidusõitu. Kõigepealt hakkas kurgus mingi jama pihta. Ja siis, kuna ma arvan, et kogu see kurnatus ja kogu see asi nagu kokku. Ja siis ma öösel, kui Roland ütles, et külmaks läks ja inimesed istusid jopadega, siis mina olin niimoodi, et mul oli soepesu all, siis mul oli T-särk, T-särgi peal oli pusa ja pusa peal oli veel jope. Et ma lihtsalt istusin ja mingid hetkel lihtsalt nagu värisesid, sest ma olin haige, paha oli olla. Et aga selline tegelikult läks kiirelt, sellepärast, et kuna meil esines erinevad probleeme, siis kui sa nendega tegelema pead ja mingid asju lahendama pead. Täpselt, see aeg nagu läheb palju kiiremini, et sama ju me proovisime selle sama piduri probleemiga, me proovisime kõigepealt ju vahetada veel supporteid ühe korra rohkem, kui tegelikult oleks pidanud. Ja ka selleks tuli valmistada siis nagu meil oli vahetuseks ainult üks paar supporteid nagu, et siis selleks, et neid ühe korra veel vahetada, tuli nad ette valmistada, et siis kõikide nende asjadega kokku tegelemine nagu lihtsalt see nagu viis selline, et aeg tegelikult läks kiiresti, kuigi lihtsalt endal oli arvatavasti mingi palavik ja lihtsalt nagu olid haige, et lõppkokkuvõttes lihtne ei olnud, aga ka ei olnud nagu see, et oleks nagu liiga veniv. Et selline, et kuna tegevust oli kogu aeg. Siis oli moodustatud ka WhatsAppi grupp. Jah, meil oli WhatsAppi grupp, kus Marko sai ka teada nõu anda natuke. Mina ärkasin kell 4 öösel ülesse. Esimese asjana võtsin kohe WhatsAppi lahti, või oli isegi kell 3 öösel. Ilmselt jah. Pigem oli 3 see.
panid Siis- kohe sellest plaatidest pulsi. Hakkas targutama kohe selle. mina kirjutasin ju, et on mure. Markol tegelikult oli kohe lahendus. jah, meie olime mitte keegi nii-öelda kaine tegelikult justkui ei olnud. kõigil magamata, stress, mitte midagi aru ei saa. me ei saanud isegi, mina lugesin selle Marko lahenduse nagu läbi, mis ta pakkus, mis asja, me oleme juba proovinud seda, et see ei ole ju midagi. Ja siis pärast alles vist saime kõik aru, kui tuli meister ka juurde ja küsis, et esimene lahendus, et kuulge mehed, kui teil on nagu selle esiratta vahetamisega probleemi, et äkki siis ei vahetagi esiratast ja mõtleme natukene. Ja mis tal seal veel, et mul läks meelest ära, mis ta pakkus tegelikult ju väga head lahendused. Sest sellest mehest võikski tegelikult nii-öelda see tehniline direktor olla, kes nagu natuke puhanud peaga võiks aidata väsinud mehi. aga nii ongi, et ta tuleb lihtsalt laupäeva lõunal. Ta tuleb laupäeva lõunal rahulikult väsinud, just käis Brunoga mängimas, tal on tuju ka veel hea. jah, jah. kõik teised mossitavad võib-olla ja on pahased, mis iganes. Ja tema tuleb ja tal on lahendused. Ega kui ta tuleb oma selle rõõmsa näoga, siis kõigi ajab närvi ka. muidu jääb närvi. Aga siis Sander, sa näed välja, et sa oled väsinud. muidugi ma olen väsinud. ma olen, et sa oled puhanud. jah, aga pärast tuli välja, et ikkagi tegelikult ju ongi lahendus ja serveerimise küsimus on lihtsalt. serveerimise küsimus ja aga lõpuks saigi lahendatud ju, sai need. Ja lõpuks muud varianti polnudki lihtsalt, et need spacerid sinna vahele panna, et kui veile tõmbad vahelt välja, et siis supportile lihtsalt klotsidele spacerid vahele ja siis lükkad uuesti ratta tagasi nii-öelda oma koha peale, et siis sellega me lõpuks lahendasime selle mure, et meil boksi peatusid veniksid nagu minut pikemaks, et siis kaotasime 10 sekki, et mitte kaotada poolteist minutit. Kusjuures lõpuks, kui me ju vaatasime viimast peatust, mis tuli hästi välja ka, nii hästi, kui nende asjadega teha sai. Et siis meie viimane boksi peatus oli 1.28. Nagu siis kogu see aeg kokku on ju. Kus siis kiired... Tulek ja Bitlinist. Nojah, kogu vahetus, nagu mida seal arvestatakse on ju. Et siis kiiretel meeskondadel ju ikkagi ta oli mingi 1.20 kuni 1.22. Et siis ma ütleks, et kui me oleks otsast peale, oleks jälle, nagu ikka oleks ja poleks. Et kui keegi oleks suutnud selle otsuse alguses kohe vastu võtta, siis meie tulemus võinuks olla teistsugune. Reamehed ei saa vastu võtta neid otsuseid. Ja selleks on meil üks mees, kes seal otsustama. Võikski olla üks otsustav mees, jah. Sellest oli natuke. Üks otsustav mees ja kes tunneks reegleid otsast lõpuni. jah, see on teine võib-olla asi jah, et keegi, kes sellega ka aitaks. Reeglite see nagu nurisete juhtimise üle. mina nurisen küll jah. Tegelikult oli ju... Kahjuks nii on. Põhimure muidugi oli tegelikult see, et nuriseme kindlasti, aga põhimure tegelikult oli ju see, et meil ei olnud ega varuosi ega kuluosi lihtsalt ei tulnud. Ja see oli nagu, mis kogu see põhistressi tekitas ja mis sealt läks nagu see kõik see palju sellele jäi nagu muu asi jäi. Ja punadusse, jah. Tänu sellele me ei saanud keegi magada, tänu sellele ei suutnud keegi midagi otsustada ega selgelt mõelda ja niimoodi see edasi läks, et kala madanab peast ja et ei saagi öelda, et kellegi otsene süü oleks. Tahaks võib-olla kedagi ilgelt süüdistada. Alati tahaks. Alati tahaks ju kellegi peale näpuga näidata. Aga ei, jah. Järgmine kord oleme targemad ja oma need vead, mis me tegime, need me ju kindlasti parandame ja see koosolek, kus mina viimasena olin ikkagi, me läksime siukse tooniga laiali, et me spaasse lähme võitma. Tiimi koosolekut ka ma nõudsin tegelikult meie Jaapani seersandi käest, aga seda ei ole veel saanud. Küll ta tuleb. Aga võiks kindlasti tulla. Ja nimekirja õnneks andsin edasi. Mina ei tea, kas Sander, sinu oma nimekirja andsid, mis meil puudu on asjadest? See nimekirja sinul on ilmselt pikem kui mul, minul on ainult kütusepaagiga, mis seal seotud. Hea tuju. Ja hea tuju. Ma loodan, et me saame kogu selle asjaga hakkama, et minu nimekiri on ka saadetud teile. Et kõik küsiti ilusti viisakalt, et mis sa nägid, mis on puudu, mis võiks teha teistmoodi. Küsiti ilusti tagasisidet. Tegin ilusa tagasiside. Et vaatame, kas midagi muutub. Loodame, et vähemalt midagigi. Alati ei muutugi kõik, ei peagi muutuma. Ja ühe korraga ei saagi kõik ära parandada. Et see on okei. Et aga kui me saame juba natukene ligemale
kõik igast asjast natukene, iga võistlus, siis ma arvan, et lõpptulemus võib tulla väga hea. võimsad mehed igal juhul. igatahes. ja sõitjad tegid kõige ideaalse tähtsam see, et lõpuni. jah. lõpuni jõudsid. ma pole Le Mansi lõpetanud enne. ma olen lõpetanud aga haiglas. medali ma olen saanud, selle lõpetamismedali ma olen Le Mansis saanud 2024. aga siis me lõpetasime, ei, persse me ei lõpetanud, meil läks laiali kell 9 hommikul. mina läksin haiglasse kell 11 õhtul ja kell 9 hommikul läks mootor laiali. sina lõhkusidki mootorit ära? ei, minul läks lenks katki. Lenks kadus, lihtsalt jäi pihku. jäi pihku jah, ja siis ma kukkusin ümber ja siis ma tulin, sõitsin selle ühe lenksuga Belleri hinna boksi tagasi ja siis mina läksin puhkama ja ma sain minna röntgenisse. Ja siis hommikul läks laiali. aga Le Mansi mina ei ole lõpetanud jah. öö oli külm, oli väga külm. hommikul suitsu täis rada. ja see on jah niimoodi, fännid kuna seal on nagu see kämpinguala on vaata täpselt peale seda tagasirge ja siis on see vasak-parem šikaan. Kämpinguala on seal vasakul, ehk siis kui sa tunned suitsuhaisu, õli põlemishaisu seal, siis see on kämping. aga kui sa tunned seda stardisirgel, siis see on laiali läinud mootor, siis pead sees nagu sisekurvi hoidma. seal on nagu sellised Le Mansi nüansid, mida sa õpid seal töö käigus. mina sain ühe safety car'i teha. ülirõve, ülirõve ja siis oli ka täpselt nii, et jõuad sinna stardisirgele on ju. Le Mansi esimene kurv ei ole siuke, kuhu sa tahad nagu õli pealt sisse keerata. siuke kuuenda põhi ja siis paned 5. peale ja siis nagu siukse peene gaasiga läbi. No ma ei tea, palju see loog on. ei taha teada ka. Ja siis, kui sa jõuad sinna esimesse kurvi ja seal on nagu paks siuke õlisuits, no ikka nii, et läbi ei näe, no nagu autode filmis vaatad, paned niimoodi kust suitsu seest, aga siis on jah, vanemad mehed on rääkinud, et pead kohe nagu sisekurvi. Panedki sealt müüri äärest kohe nagu, mitte pidur, aga lased kohe maha ja paned vaikselt sisekurvist. Et õlimehed alati lähevad sinna väliskurvi, kui nad on vähegi mõistust peas. aga siis selle me elasime üle, sealt kõhuli ei läinud. Laiali mootoreid oli ju veel, on ju. Need on igal 24 tunni sõidul. aga kas see aasta sa tegid topeltstindi ka esimest korda või? Peale piduri oma? 1,5 stinti tegid? No tegelikult jah, 1,5 natukene. 20 pluss 35. Ei, 24 pluss 35. 60 ringi. See on omajagu. ja ma mäletan seda, et ma tulin sinna boksi, ma kadusid pidurid ära ja siis ma vaatasin täpselt niimoodi, et 10 ringi lõpuni ja ma tean, et me tuleme alati boksi siis, kui on 10 ringi eelmise mehe lõpuni jäänud. Siis ma tulin sinna boksi, hoidsin lihtsalt pöidlaid peos, palun ole boksis, ole valmis, pane kiiver pähe, mine ise. Ja siis tulin sisse, hakkasime remontima, ma istusin kiiver peas, ütlesin Annile, et mine vaata, kas on valmis. Ann käis vaatamas veokas, ütles, paneb saapaid jalga. Ütlesin, väga hea, äkki jõuab. Vaatasin, perse Sander saab kohe valmis. ja siis oligi niimoodi, et vist täpselt siis, kui ma lõin selle korgi sinna paagile peale ja panin minema, siis oli boksi jõudnud. Täpselt nii oli, jah. Siis ma sain teha jah, peaaegu topelt. Aga ma tegin spaas ka eelmine aasta. Aga siis oli niimoodi, et see teine osa oli vihmaga. Siis oli vähe lebam. Siis oli nii, et hakkas sadama. Siis ma tegin mingi 15 ringi, siis hakkas sadama ja siis läksid vihmakad ja siis läksin uuesti. Aga see täitsa kuiv topeltstint on ikka rõve. Seda ma ei nautinud. Selg valutab ja paha on olla ja... Ega sa siis ju topelt puhata ei saanud selle eest? Ei, aga viimase vahetuse ma ei pidanud tegema. Oleks uuesti ise. Said lihtsalt kombe selga panna. Ja me olime kolmekesi kõik valmis. kõik tahtsid minna? Keegi ei tahtnud minna. Mitte keegi ei tahtnud minna. Nao, kas sa teed ise? Siis Nao tuli rekkasse ja küsis minu käest, Hannes, kas sul on täiesti perses? Ma ütlesin, ei ole täiesti perses. Ma võin minna selle teha, aga ma nagu kiire ei ole. Siis
ta ütles, et mul on täiesti perses noh. no noh, teeme kivikaid noh, siis tegime kivikaid. siis ma tegelikult kaotasin, aga Tsune otsustas, et no läheb. Jaapani veesus. Mr. Tsunami. aga see oli jah siuke, kuidas no kõigil on lõpuks ikka ju on, see on vahet ei ole ja ma arvan, eelmine aasta ma ju tegin 24 tundi, me tegime 4 mehega onju, ehk siis 6 vahetust. Seekord me tegime 3 mehega, kuna seal EVC-s 4 meest ei tohi olla nagu kasutuses. Ma arvasin, mis see 2 vahetust juurde on. Kurat, on küll ikka vahe sees. Kõva vahe on sees. Kas sa saad 2 tundi magada või sa saad 1 tunni magada? Või 3 tundi või 2 tundi? Ja magad sellest ju lõpuks kas pool tundi või 1,5 tundi. Aga nüüd seekord magasid? Jah, nägin und isegi. Kuidas siis võistlus lõppes? Siis peale seda? Edukalt. Koju jõudsite? Oi. 3 öösel. Koju jõudsime ja lõpuks vist oligi 3 öösel või? Jah, 3 öösel jah. Ilmselt kuidagi nii jah. Jõudsime lõpuks koju. Välja teenitud õlled saime teha pühapäeval. Mul pruut ütles, et ma läbi une veel panin mingi bensukorki kuhugi peale niimoodi, et ikkagi oli, pinge oli ikkagi niimoodi peal, et vist järgmised see oli ju teisipäev, esmaspäeva õhtul veel. Ja võib-olla jah, et ikka 2-3 päeva oli ikkagi veel edasi. Jah, teisipäeva varahommik. Jah, kui oli pakitud ja asjad, muud asjad veel tehtud, ega see, et 24 tundi on võidusõit, aga tegelikult on enne seda ja peale seda ka veel tööd, et see ikkagi tuleb peaaegu 40 tundi see, mis sa üleval oled, et see, ei taha kehast pärast välja minna, et see. Eelmine aasta me Sandriga saime selle ilusti kehast välja, peale Boldori. See oli väga mõnus. Nii võiks olla peale igat. Ja Boldor on ju õnneks, Paul Ricard on seal Lõuna-Prantsusmaal, siis me läksime, kuna me sõitsime kaubikuga otse sealt Hockenheimi IDM-i etapile. Siis meil oli esmaspäev, teisipäev. Kolmapäev ka. Põhimõtteliselt isegi kolmapäev oli seal laiaks lüüa, siis me läksime sinna kuskile Monaco äärde. Monacosse kõvatama. Ja me saime teada, et meil on... Seal me ei kõvatanud, Monacos me ei kõvatanud. Seal me käisime vaatamas, kuidas teised kõvatavad. Aga väga tore oli vaadata. Me saime Sandriga aru, et meil Monacos elamisest on puudu ainult raha. Muud mitte midagi. Meil täiesti nagu, ütleme, selline ambitsioon ja kõik siuke olek, attitude on olemas, aga meil on ainult raha puudu. Kambavaim ja tuju on olemas, aga raha on puudu. Tahtsime sprinteriga sinna Casino Monte Carlo ette minna, treppi panna selle aga raisk raha jäi puudu. Ei saadki. Võib-olla järgmine kord. Ei jätkunud. Kuulge, teete, mul on üks väike häda, mul on räige vetsuhäda. Teeme pausi korraks. Meil formaat on selline. Üks läheb ära. Tule tagasi. Oleme siis nüüd reklaamipausilt tagasi tulnud. Või leivad on ära söödud. Kui te tunnete, et te tahaksite olla meie sellise taskuhäälingu sponsor, siis nüüd 10 sekundit tagasi oleks võinud olla teie reklaam. Praegu me pidime näitama klippi Le Mansist näiteks või mis iganes klippi. Või kuidas Sander just kühvlit kui ehitas tagaruumis. Jah, näiteks. Mis me siin päeval teeme. Jah. Le Mans on nüüd uuesti läbi elatud. Jätame selle nüüd selja taha. Minul esmakordselt tegelikult. Nagu selles mõttes uuesti, et nüüd täna elasime sinna uuesti. Tere tulemast tagasi. Aga Le Mans on läbi elatud, spa plaan on selge. Kord majja. Meil, Roland, sina jääd koju, aga meil, Sander, meil tuleb ju nüüd see nädal, tuleb teine ühisprojekt. Käisime ju vahepeal ka Oschersleben-is. Oschersleben-is käisime ja Valencias käisime testis. Kõigepealt käisime Valencias, siis käisime Oschersleben-is ja nüüd lähme päriselt võidu sõitma. Et 2 testi on meil tehtud. Euromotoga siis. Ja
me oleme pigem kiired olnud. Mingeid uusi, ZF on toonud mingeid uusi hüdraulika komponente. Midagi head, midagi halba, mootorratas pigem enam-vähem sama. Elektroonikas mingid väiksed eelised võrreldes eelmise aastaga, aga selge on see, algus on igal juhul paremas kohas kui eelmine aasta samal ajal. jah, seda kindlasti, aga selge on see, et teised mootorrattad on ka tugevad. On. Ducatil, et neil mingi jama oleks elektriga, mida enne hooaega räägiti, täiesti loll jutt. Nad on täpselt sama kiired, kui need eelmine aasta olid. Honda on kindlalt tugev Aldiga. Yamaha võib olla üllataja. Yamaha võib olla tugev. Don Smits käis ju Assenis Superbike'i sõitmas, World Superbike'i. Viimasest aastast on siis Superbike'i etapp toimunud Portimao, Assen ja siis Ungari. Ungari, jah. Ja GP on toimunud Brasiilia ja siis ja Jerez. Nad pidid käima Kataris, aga ei toimunud ja neid ei. seal pommid lendasid. Ehk siis tegelikult jah, toimunud on palju. Mina käisin väikestega, olin sama aeg kui teie Le Mansis olite, olin 2-nädalasel treeninglaagris. Tegime siis 5 etapist 4 nii-öelda läbi, 4 rada läbi. Et meie ettevalmistus on ka olnud parem kui eelmine aasta, et kõik rajad on siis peaaegu tuttavad nüüd, kuhu minek on ja poistel ka hoog oli olemas, ametlik Tšehhidest, mis oli siis seal, Sander sõitis 3. aja välja, Herman oli äkki 6. Et vahed on üsna väiksed seal, tase on kõva. Tšehhi esiots on ju maailma mõttes ka eesotsas. Jaa, et eelmine aasta, kes Tšehhis võitsid, nemad said ka selle MM-i pileti ja olid ka MM-il eesotsas. Et selles mõttes selle Tšehhi sarja tase on täna kõvem kui Saksa see Adaki oma. Et eks siis saab näha, kuidas välja tulema hakkab. Sest samal ajal ongi siis Tšehhi esimene etapp, kui me oleme nüüd Saksas Sachsenringil, siis väikselt oma pead juba on teel sinna. Ilma vanemateta. Vanemad õnneks ka, aga täna hommikul kell 4 Sven startis siis kaubikuga Slovakkia poole, kus siis esimene etapp toimub. Slovakkia ringil ja kardirajal. Et kell 4 päeval nad olid juba peaaegu Brnoos teel sinna, et homme saavad juba sõitma hakata ja siis vaatame, saame live ülekandest vaadata. Et Tšehhi meistrikatega on see äge, et toimub ka siis live ülekanded nii nagu Euromotolgi. YouTube'is saab vaadata, et kindlasti postitame siis YouTube'i lingid oma Instagrami storidesse, et sealt pealt siis leiab selle YouTube'i lingi ja saate kaasa elada nii väikestele laupäevasel päeval kui pühapäevasel päeval siis Annesele. Tuleb tihe nädalavahetus. Aga jah, vahepeal siis Superbike ja mina Superbike'i etappe ei ole jõudnud vaadata. Ma olen vaadanud ainult mingeid kokkuvõtteid ja mingeid highlight'e, aga ma tahaks alustada meie ennustustest, mis me tegime, ma arvan, mingi novembrikuus äkki. Esimene ennustus on see, et Pulega sõidab üksi seal või? Üks on see, et Pulega sõidab üksi. Teine on see, et Oliveira on Portimaos poodiumil. Praegu on 2-2. Ja kolmas oli see, et Toprak mingitel segastel oludel, segastel radadel on ees otsas. Brasiilia, see practice. Praegu me oleme 3-3 pand täppi. Rohkem ei peagi ennustama, siis me jätame oma selle 100% peale. Aga mis on huvitav, mida me jälle prognoosisime, et varsti meil on ikkagi mingisugune tiimide liikumine teada. Tänaseks tegelikult ei ole mitte ühtegi ametlikku asja, ainult kuulujutud. Jah, mis ma olen kuulnud, on see, et see IRTA, siis see meeskondade ühing on ju, vaidleb Tornaga või siis selle Libertyga. Ja nagu siis
põhimõtteliselt see meeskondade ühing ei ole Tornaga kokku leppinud, mis tingimustel nad on nõus osalema. Ja siis, kui need omavahel saavad nagu mingi korraldaja ja see meeskonnad saavad lepingu alla kirjutatud, siis, kui nad saavad vaherahu, jah, siis hakkavad sõitjate need nagu lepingud avalikustama. Sellepärast, et praegu on see omaniku vahetus on ja see vormel 1 Ameerika omanikud tulid siis, Liberty tuli GPS-e ka, kõik üsna sarnaseks on läinud. läheb TikToki kõik kogu MotoGP on ja. Et sellepärast nii palju, kui ma olen kuulnud, on see, et ja mina arvan, et üks, mis põhjus võib ka olla see, et Mark ei ole teinud otsust. Kuna Mark ei ole teinud otsust, siis kõik on lihtsalt niimoodi, äkki meile või siis niimoodi, et kui Mark läheb sinna, siis hakkavad mingid asjad liikuma. Aga minu prognoos on endine, et Mark tõmbab selle hooaega ilmselt joone alla. Aga saame näha. On kahju, sest ta on veel kiire ju. On kiire, aga ma arvan, et ta tahaks juba kodus olla rohkem. See võib olla. Koertega mängida. Ja. Praegu viimane ju kõige Margi nagu selline viimane hea näide oli see Jerezi sprint minu arust, kus ta lihtsalt no see Jerezi sprint oli, no võime hakata seda lahkama lihtsalt, et kuidas start käis, kuidas see kõik see näiteks üldse, et Sarko startis teiselt kohalt, kellele me ka panime selleks hooajaks ikkagi päris palju kaarte, et seda meest me pildis näeme. Jah. Alati, kui nagu võimalus antakse. On kohal. Mees võtab nagu igast õlekõrest, võtab kinni. Ja teised Honda mehed on lihtsalt kaugel. Jah. See sõidab, Johan Mir sõidab ilma küljekondita ühe ringi ja siis saab mingi rolli karistuse selle eest. Kive lendab. Teevad nagu mingid ajuvabadusi. Ja siis Mark kukub pikali viimases kurvis, paneb üle muru otse boksi ja noh, pahandatakse küll, aga noh, tegelikult kuskil reeglid ei ole, et nii ei tohi teha. Aga see ongi ajuvaba, nagu see on ju ohutuse küsimus. Mir sai just karistada, et ta terve ringi ära sõitis. Oleks ta ka pannud ringi. Oleks ta ka muru pealt boksi pannud, oleks kuradi kangelane olnud. Kõige hullem oli minu arust see, et seesama meie armas Sarko ma olin ka pettunud selles. Leppige lihtsalt sellega, võtke omaks, et te saite üle. Te lihtsalt ei olnud nii kõvad mehed kui Mark. Te lihtsalt ei tulnud selle peale. Ja seal oli sikli vahetusega oli ka vist kuidagi, et ta veel parkis selle kuidagi. Parkis valesti, jooksis ümber mootorratta midagi. Ajas Pagnaia segadusse ja siis Pagnaia küsis, kas sa tegid meelega seda. Räige kaos. Mark on niikuinii aeglane, kõik tahavad tast mööda sõita ja siis ta kukub ümber ka veel ja siis midagi aru ei saa see vasakult, see kohtade see nagu tabel on ja see käib täiesti udune ja siis järgmine ring on nii, et järsku Mark on teine lihtsalt. Kuidas me siia jõudsime? See oli jah, et keset sprinti hakkas vihma sadama ja see lõi kõik kaardid segamini. Mul on nii kahju, et Topraki ennem seda momenti kukkus pikali, et kui see kõik oleks toimunud, siis oleks nagu see oleks tema see leibold, jah. Ja no Alex Marquez, noh. Jah, ma ei tea. See oli nagu nõve. Pole sõnu. Sinna ei olnud vaja. Väga armas oli minu arust Aldeguer ka, kes Aldeguer viskas nagu täringu ikkagi sinna pokkeri lauale nii kaugele, et ta ei saanud seda täringut kätte kätte. Ei näinud numbridena. Ta mõtles, et ta paneb saagu või sitem, ma panen lõpuni oma slikkidega. Ja siis oli juba 3 senti vett seal raja peal ja siis ta sai aru, et ta nendega enam ei pane ikkagi lõpuni. Ja siis ta oli selles kogu olukorras nii pettunud, et ta ei tahtnud tagasi minna. Ta ei tahtnud seda teist mootorratast isegi võtta. Ta ronis maha sealt niimoodi aegluubis ja siis loivas lihtsalt, ja, et mingit banaani sealt tagant boksist ei võtnud laua pealt. Lihtsalt loivas sinna teise mootorrattani. Võttis selle, et lähme sõidame. Hea küll. Aga ei, see oli täielik kino. No see oli, ma arvan, viimase 2 aasta kindlalt kõige ägedam sprint. Jah.
ja täielik prügivõidusõit nagu selles mõttes, et mitte mingit nagu selles mõttes võidusõidu elementi seal ei olnud, aga lihtsalt kino. Lihtsalt nagu niisugust efekti oli palju. Täis meelelahutus. Meelelahutus, puhas meelelahutus oli see. Ja. Roland tutvustas sellega oma pluudile. Ruut ka, kes ei olnud enne vaadanud võidusõitu, siis vaatas, et kurat, see on nagu tõesti kihvt. Et nagu tõesti on äge asi. Veel parem kui La Promesa. Hakkasime juba ju tegelikult koos vaatasime hommikusöögi kõrvale kvali ka. Ja siis tema valis omale Sarko välja. Nii et sellest sai veel põnevam sõit, kui Sarko kõike seda rongi oma selja taga hoidis. Keegi läks mööda, siis ta pani nahaalselt kohe lihtsalt jälle nina vahele. Ei mitte kedagi mööda, sealt ei lasknud endast ja seda oli nagu tõesti tore vaadata. Tegi laiaks oma, lai peos. Väga laiad õlad mehel. Aga põhivõidusõit läks suht. No uimaselt jah. Et seal ei olnud jah. Vaatasid ringid ära ja. Mark kukkus täiesti arusaamatult pikali. Ja siis oli niisugune kiretu andmine. Et see oli isegi niimoodi, et ma isegi mäletan, kes teine või kes kolmas oli. Ei. Ma arvan, et Peseki oli seal ees. Jah, Peseki oli teine. Tigian Antonio kolmas. Jah. Aga jah, siuksed, ma ei tea, siuksed sõidud ei ole nagu nauditavad vaadata minu arust. Aga kui vaatad täna punktitabelit, siis Aprilia on ees otsas. Peseki esimene, Martin teine. Anno Velt on ikka head tööd teinud. Tema ei müü, temalt ostetakse neid Apriliaid. Anno on ikka head arendustööd teinud siin kodumaal. Väga. Terve talve. Uuris ja puuris. Ja need tulemus on käes. See, kui ma igaks juhuks ütlen sellepärast, et mul on, minu käest on küsitud ja mulle on öeldud, et nemad ei teadnudki, et Hanno Aprilia GP mootorrattaid arendab. Siis see, mis me siin räägime, on tegelikult nali. Vähemalt minu teada Hanno Velt ei arenda Aprilia MotoGP mootorrattaid. See on selline jooksev nali meil juba mitu aastat lihtsalt, millest me oleme rääkinud. Ma tundsin, et seda peab üle korduma igaks juhuks. Küll aga ta müüb ja remondib neid. Ja ta ise sõidab nendega. Ja sõidab ka. Oma mootorratast ta arendab. Ja. Aga sinna Pesekini ma kahtlen, et need tema arendused jõuavad. No. Aga Aprilia on tugev jah. Aprilia on siuke hästi ümmargune mootorratas minu arust. Kõik sõidavad kiiresti. Ja Jorge Martin sõidab ka kiiresti lõpuks. Ja minu arust oleks fantastiliselt naljakas, kui ta oleks selle Aprilia lepingu juba praeguseks nüüd katki rebinud on ju, Jamule allkirja ära andnud ja nüüd võidaks selle tiitli Apriliaga ja läheks teist korda elus number 1-ga teise mootorratta selga. See oleks väga Jorge Martin. Temal kuidagi sessioonid alati õnnestuvad, aga see, kui sessioon läbi saab, siis läheb nagu midagi päris. Jah. Brasiilias kukkus, ei USA-s. Austini oli ka, Austinis ju võitis. Tähistas natuke liiga palju. Ja nüüd see viimane nädalavahetus oli tegelikult proovistarti läks. Mitte ainult üks sessioon, mis läks. Kõne nagu. Et kui finiši lippu näidatakse, siis kuidagi mõistus kaob nagu. Täitsa pohhu. Nagu vastupidi. Tavaliselt öeldakse, et kui ruudulipp või kui nagu start käib, et siis mõistus kaob, aga ei. Vastupidi, finiši lipp lööb kuidagi silmad kõrdi ja ega tal on suva ja ta järgmine aasta ju ei sõida enam sellega. Jah, tal sellest varuosa seisust on teise pohhu. Tal ei ole vahet, kas need mehaanikud selle lõunal või õhtusöögil käivad, aga ta on ju alati see mees ka olnud, kes peale võitu on klaasipuruks. Nüüd ta viid selle klaasipuruks löömise järgmisele tasemele, ta viskab selle mootorratta, viskab üle rehvi palli üldse proovistarti minnes. Ei viisanud. Kuidagi tähistama nagu. Süües joosab visu. Jah, viskab visu. Aga jah, kuidagi veidras kohas on minu arust täna see mootorratta võidusõit, et see superbike on ju. Seda ei
no maailma mõistes seda ei vaata nagu keegi, on ju. Silvan töötab teles, tema mulle numbreid rääkis, no täiesti naeruväärsed numbrid võrreldes GP-ga, kes Superbike'i vaatab, on ju. Aga Superbike'is on nagu natukenegi vaadatavad sõidud. Sellised, seal on mingit actionit, okei, puulega läheb eest ära, seal taga midagi kaklevad, rääkimata superspordist, kus on täiesti... Põhiline võidusõit käib. Supersport on niimoodi, et see on nagu iga ring on see GP sprint, on ju. Jah. Aga millegi pärast Keegi ei vaata. ise ka väga ei viitsi vaadata. Ise ka vaataks seda igavat GP-d parem nagu. Vaatad, kuidas Margil läheb. No, ma ei saa aru sellest. Ma ei saa aru sellest, mis see fenomen on, miks seda... No sama, Moto3 ongi, kõva andmine, aga nagu ei kutsu vaatama nagu. Vaatad ei võta seda tundi, et vaadata. Vaatad selle pärast, et nagu vaatad lihtsalt. Aga see ei ole nagu... GP-d ikkagi nagu võtad tead, et vaatad. Ja ma ei saa aru, mis see fenomen on. Sest tõesti, supersport, sõidud on ebareaalsed. Kõik sõidud on viimase kurvini põhimõtteliselt pole võitja teada. Debiis paneb oma Hiina mootorrattaga, rikub kõigi tuju ära kogu aeg. Hiina mootorratas on 2 korda võitnud ja keda me pakkusime, et on suu täna see aasta... Ta võitis ju seal ka, Ungaris ka ühe korra. Jah, et on suu, kes võiks olla nagu võidumees, nagu pole see aasta mitte ühtegi võitu saanud. Ei saa vastu, jah. Paar korda poodiumil on olnud ja ta on ikka väga kurva näoga. Pikk Hollandi mees seal tiimipealik, see ka väga rõõmsa näoga ei ole. See oli mingi nimi ka talle. Reivimees. Reivimees, jah. Reivimehel on tuju ära. Aga ei, see lihtsalt ma ei saa sellest fenomenist aru, et mis sellel GP. Sama nagu vormel 1. Mitte midagi ei ole võidusõidus vaadata. Mitte midagi. Ja kõik vaatavad. Mina vaatan seda sellepärast, et me teeme mingit ennustusmängu ja siis kui oled ennustanud, siis on mingisugune huvi vaadata, et kas sa vähemalt sõbrale teed ära. Aga nagu sellised klassikalises mõttes võidusõidust, seal on ju asi väga kaugel nagu. Jah. Ja ikka vaatad. Ajuva. Meelelahutus. Show business. Show business. Aga Superbike'is Oliveira poiss kukkus nüüd katki ennast. Oli veel tegelikult minu jaoks üle ootuste hästi. Ungaris oli poodiumil, on ju. Ta on nagu nendest üle best of the rest, on ju. Pulega ja Lecona panevad eest ära ja siis vähemalt satelliittukkatidest saab ta jagu. Aga nüüd ta on katki, nüüd VDM läheb Mosti asendama. Sinna oleks taht Natsi isegi minna asendama. Mostis oleks võinud sõita küll. Aga see vigastus on tal päris rõve. See minu arust kas Abalu ja Abalu vigastus nii palju, kui on see on siuke loll luu, mis ei taha paraneda. See ei ole nagu rangluu, et sa paned plaadi peale ja sõidad järgmine nädal. See Abalu tahab ilgelt kaua valu teha. Sellel Margil ju Indoneesias oli ka, oli Abalu, mäletan 1 aasta, kas 23 või 24, 23 või 24, 24, kui Bastianini kukkus Portimaos Abalu katki. Siis oli, tal oli terve hooaeg tuksis. Selle sama, täiesti mõttetu väike pragu, ei ole nagu mingi siuke vigastus. Aga teeb haiget, ei parane ja... Ei saa taastusravi teha, korralikult trenni teha. Siis meie lemmikmehest me ei ole rääkinud mitte sõnagi. Maverick. Sest teda ei ole olnud. Kas ta startis oli? Järgmine ennustus. Ennustus jah, mis me panime täppi, et see... Et tal on mootorratastest siuke siiber lihtsalt, mida sinna esimese võidusõitule jõuab.
testis sai juba isu otsa. tal on testis isu otsas. Kui ta muidu on vähemalt Winter Testing World Champion on ju. Kui ta muidu on vähemalt testis rajult kiire, siis selle aasta testimiste tipphetkeks jäi temal see pangis üks sessioon. Üks sessioon 3. olla, millest nad postitasid Jorgega 2 võidu story'd ära, on ju. Nüüd nii hakkab olema, et harju ära. Ja peale seda mehel isu kadus. Ja siis järsku enam Hornet ei olnud seal MotoGP pedakil enam. Jorge hakkas mingit muud asja tegema, et see läks kuskile. Ma arvan, et ikkagi see Günther ei lastud teda enam sinna boksi sisse. See aasta sealt minema, et see mees ei tohi tulla enam. Jorge Salliga pilt on seina peal, keeluvärk. Ei, no tegelikult ei ole naljakas. Maverikil on kindlasti praegu taastub on ju vigastusest ka, aga no kurat see hakkamine, millega ta seal talvel seda asja tegi, no. Sa ei suuda hoida sükest. Ma saan aru, kui sa esimest korda näed elus mootorratast, siis sa võid umbes pool aastat võid seda entusiasmi hoida. Et sa 3 korda päevas sõidad mootorrattaga lihtsalt iga päev, on ju. Aga no kurat, kui sa oled kaua ta on sõitnud mootorrattaga võidu, no. No ikka on. Julgelt 20 aastat on mootorrattaga võidu sõitnud. Pead natuke õhku vahele laskma. See ei ole päris. Aga noh, vaatame selles mõttes, kui vigastuselt naaseb. Kui ta tuleb sealt ilma Horneta ja ta on saanud vahepeal puhata sellest mootorratast. Võib-olla tuleb. Äkki siis tuleb isu tagasi. Ta on hindu täis ja ta tuleb tööle. Koputab selle Güntheri ukse lahti. Nagu Rohv siin. Tema võiks tõesti võib-olla talvel kõik treenid vahele jätta ja lihtsalt. Sest ta on kõige andekam võidusõitja maailmas, ma arvan. Ta on nii haigelt ilusti sõidab mootorrattaga oma ajal päeval. Ei ole mitte ühtegi inimest, kes talle vastu saaks. Ja ta ei tee siukseid vigu, et ta kukub lihtsalt pikali nagu Alex Marquez. Jah. Ta on nii uhke talent ja lihtsalt teda, noh, ta ise ei oska ja keegi tema ümber ka ei oska temast nagu välja võtta seda talenti. Peaks lihtsalt mehe rahule jätma ja uinak pigem ära sõida selle mootorrattaga. Ta peaks lihtsalt ka käima Brunoga trennis kodus ja siis tulema reede lõunaks isegi, mitte hommikuks, aga lõunaks tuleb kohale. Puhanud näoga. Jah. Ma tulin sõitma nüüd. Kindlasti aitaks. Seda ei ole veel proovinud. Kõike muud ei ole proovitud, aga see laseks selle vahel. Järgmine kord, kui Marko sinna Albaidasse trenni läheb, siis isa Lorenzole saad öelda. Oi kurat, need värbajad seal Albaidas, need teevad siukest tööd, et sattusin sinna ka siis Supermoto MM-ile. Nad olid seal ka kohal. Täitsa vale distsipliin. Aga nad olid kohal ja rääkisid seda platsisõitu seal ikkagi enamustele, kes seal idabloki mehed olid. Võivad koolitust. Võivad koolitust, jah. Räigelt, et see ainuke asi, mis töötab üldse. On oma sellele 8 pannud patendi peale. On, see ei ole enam 8, seal on mingisugune see 18. Ma ei tea, jah, kuidas seda nimetada, aga see on, nad on ikka neid 8 sinna maha joonistanud, et sellega teeb kõik asjad ära, et sul pole rajal vaja ühtegi meetrit sõita, et sa hoiad rehve kokku ja juppe kokku. Harjuta varem külgboksi seal, kui Supermoto mootorrattaga. Hull värk. Liiga hea. Hull värk. Aga noh, järelikult inimesed ostavad. Ei, toimib. Toimib. Mis me teeme? Ma ei tea, tundub, et peame minema. Ma pean veel teada andma, ma olen vahepeal oma suure eesmärgi enduro mootorrattaga sellest niidirullist üle sõitmine. Selle ma olen ära teinud. Mul on vaja järgmist mingit enduro väljakutset, mis mulle kalliks maksma ei lähe, aga oleks ikka äge teha. Selle ma sain nüüd tehtud ja selle niidirulli asja. Üle Deep Cloveri hüppe teha siis. Deep Cloveri? Ja auto läbi Deep Cloveri sõita. Üle auto? Jah. No üle palgi ma saan juba. Auto ongi järgmine samm. Anna siis teada, kui üle saad.
meil kastika tuua . ära siis kohe mingit kaubikut ette võta . proovi väiksemalt . alusta madalalt . aga jah , tõmbame vist saate otsa Jah. kokku , teemad on räägitud . et tuli jälle veits pikem saade kui tavaliselt . et väga tore , et te tulite ja aitäh . aitäh kutsumast . Jah. ja Sanderit ma näen juba natuke rohkem kui oma pruuti . stabiilselt . see vist on suvel niimoodi välja kujunenud jah . nii et Sander pikutab apartmendis juba voodi soojaks . ja pruut ei ole veel jõudnud helistada . ja pruut ei ole veel jõudnud helistadagi . aga ei , väga lahe , et te tulite , lahe , et te käite seal Endurance'is ka oma inimestega , on ikka ülipalju ägedam seda asja teha , kui seal üksi jaapani keelt purssida , nii et ja üli sihuke , see näitab ka midagi minu arust , et no esiteks , et Roland ilma mingi võidusõidu taustata ühe võidusõiduga sinna niisuguseks usaldusisikuks sai , onju , niisuguseks sutekaks sai , et tema peab nüüd hakkama numbreid kirjutama paberisse ja Sander samamoodi , et see näitab lihtsalt meie meeste taset . meie sellist , uhke olen teie üle , muud ei olegi . aitäh . aitäh . jätkake samas vaimus . siis peale esimest poodiumit kutsume nad uuesti . Endurance'i poodiumit . jah , ta on peale spaad siis ju . jah , juba lähedal , juba maikuu lõpus . juuni esimene nädal , jah . palju lihtsam . see on ka vaatajatele üks selline kiire soovitus , et kui te olete tööinimesed ja tahate hirmsasti vaatama tulla mingit võidusõitu ja kuna ülejäänud võidusõidud on pühapäeval , siis spa on ainukene võidusõit , mis on laupäeval . nii et on võimalik reede õhtul lennata ja pühapäeval tagasi minna ja jõuad esmaspäevaks tööle . et see on kõige lihtsam Endurance'i võidusõit kindlasti , mida vaatama tulla . väga äge rada , väga äge koht , Brüsselisse lihtne lennata . ja meil on kindlasti väga hea meel teid seal näha , kui keegi tuleb vaatama , ehk siis see on niisugune tööinimese mõttetera tänasesse õhtusse . tore nädalavahetus . jah , saab esmaspäeval jälle tagasi oma asjade juurde . oma asju tegema . jah . ega midagi , jah , aitäh järgmise . korrani